Tere tulemast elamumessile. Mul on külas Karl Vemmelwoodist ja tegemist on põnevate toodetega, mis on esindatud elamumessi erinevates majades. Tere tulemast. Räägi meile natuke sellest, millega tegemist on. Ja väga meeldiv, et mul isegi on üks väike näidiskarp siin kaasas, et see on küll nagu värviline, värvitud, aga mis me teeme, on siis see, et me asendame elektroonikakomponentide sektoris plastikut termopuiduga ja millest me alustame, ongi siis need pistikute, lülitite katted ja raamid. Ja täna ongi see kerge väljakutse, et kui me tahame midagi naturaalset enda majja, siis täna me saame peaaegu kogu maja ehitada naturaalsetest materjalidest. Aga siin tootesegmendis nagu on pistikud, lülitid, nende katted, siin ei ole täna peaaegu ühtegi alternatiivi nagu turul nagu olemas, mis oleks naturaalne, ilus ja looduslik. Ja see minu lugu algas ka kunagi, et me renoveerisime nagu ikka igals eestlasel on saun, renoveerisid maal sauna, maamaja. Ja siis oli see viimane detail, mis on seina pannes, mõtlesin, ma lähen kindlasti poodi ja saan midagi puidust osta. Aga mitte midagi nagu sellist ei olnud. Oli üks tootja, kes tegi neid puidust, aga see oli nagu nii ära lakitud. Ja see nagu plastik, mõtlesin, et kuhu see naturaalsuse soojus on kadunud. Ja siis läksid mingid aastad mööda ja tundus, et see probleem oli ka päris nagu mitmetel inimest. Kõik mõtlesid, miks ei ole nagu puidust neid lihtsalt nagu olemas. Ja siis tuli mu kaasasutaja, siis hakkasime ise prototüüp, mis tuligi välja, et nagu päris puidust sa ei saa neid detaile teha. Ma ei oska öelda, miks. Ei oska? Sest puit ikka imab nagu niiskus sisse ja väikestes detailides sul ei tohi olla ruumi liikumisteks, ehk siis dimensioonid peavad olema väga stabiilsed. Ja sellepärast nad lakivadki seda nii tugevasti puitu, aga ikka need detailid muutuvad, ehk siis põhimõtteliselt, kui sul nagu lüliti, nagu talvel kukub nagu maha lüliti see detail, sest see niiskus muutub nii palju nagu tubades talvel. Kas te olete seda lahendanud? Aga meie juhtus niimoodi, et meil on üks hea koostööpartner Termori ja hakkasime termopuidust neid detaile tegema, et termopuit on kuumtöödeldud puit ja tema eelis on see, et tal on selline plastiku moodi nagu tugevus, aga samas ta on 100% nagu taaskäideldav ja dimensioonid ei muutu. Ehk siis ta on nii stabiilne materjal ja siis keegi maailmas sellest ei tee. Ja siis, kui me avastasime selles, mõtlesime, okei, kuule, see on ju täiesti nagu võimalus teha siin väikses sektoris nagu revolutsiooni. Ja siis meil on ka patendikaitse nagu esitatud, eks me oleme esimesed maailmas, kes neist materjalidest teevad ja me loodame see ainult algus, et me alustame nagu nendest detailidest, aga siin nagu elektroonikakomponentide ja neist sektorist nii palju tooteid, mida tegelikult saaks nagu asendada. Et see on nagu väga põnev teekond. Väga põnev tõesti, kuidas valdkond on seda toodet vastu võtnud? No ütleme niimoodi, et ma ühe ABB tehase juhiga kunagi saime nagu kokku, et ütles ka, et üliägedat asja teete ja nende kõige populaarsem tooteliin, mis arvad, kui kaua läks aeg enne, kui see müük läks käima? Mingi 5 aastat? 7. Mhm. Et ma arvan, et on nagu hästi nagu vastu võtta, aga mitmes projektis pannakse sisse, aga see müük toimub võib-olla 3-4 aasta pärast, et kuna see on viimane detail, mis pannakse sinna nagu seinale, aga me oleme saanud müüa aasta, et alguses me ei teadnud, kas me ohutustesse läbime, nüüd me oleme need edukalt nagu läbinud ja meil on esimene koostööpartner olemas Soomes, edasi müüa on Lätis ja nüüd me edasi müüjate võrgustikku järjest nagu Euroopas ja ka igal pool nagu laiendame, et me oleme teinud esimese müük Austraalias, USA's, Tšehhisse, et loodame, et see kurv nagu järjest tõuseb ja, aga ta on küll nissiäri, väga nissi toode, aga et need, kes on korraks meie tooted nagu pannud, need nagu midagi muud nagu ei taha siin seinale, et see on nagu selge. Ma olen neid majades vaadanud ja nad tõepoolest, öeldakse ju, et ilu peidub kõik väiksematest detailidest ja see on selline punkti peale pandud. Aga miks te elamumessile tulite? Vot see oligi nagu mõnes mõttes nagu juhus, et arvatavasti me nüüd proovisime Soome turule siseneda, me saime teada, et nagu Soomes on see elamumess ja siis me kuidagi nägime, et siin nagu tehakse, me tulime Maiduga kohtuma, see kontseptsioon nagu oli vau ja siis oli selge, et me nagu peame siin olema. Et siin nagu ei olnudki nagu mingid muud teemad ja kogu see tulevikku vaatav arhitektuur, disain ja meil on tulevikku vaatav, et see oli nagu selline naturaalne sobivus.
kas sa ise oled juba saanud ringi vaadata Elamumessi majadesse, siis ja 2-3 korda, aga peaks vist 4.-5. tiiru veel tegema, ma arvan. mis on sinu lemmikmaja? No meie lemmik, me oleme 2 majas, noh, üks ei saanud valmis, Happy Home'i maja kahjuks ei saanud valmis, aga meie lemmikud ongi, ma arvan, see Nostra, see valmim Happy Home'i maja, et see on nagu meie nagu sellise keskkonnasäästlikkuse, sellise loomulikkuse, naturaalsuse, kodusoojuse printsiibiga kuidagi lähevad need majad nagu hästi nagu kokku. Aga noh, need on ka populaarsed majad, et eelmine kord Nostra majal seal nii pikk järjekord, et isegi ootas seal 10 minutit ukse taga, et uuesti saada. Noh, ikka häid asju tasub oodata ka järjekorras ja järjekorrad kindlasti näitavad seda, et need huvi on suur. Aga inimesed küsivad veel ja ei ole päris lõpuni aru saanud, mis asi see Elamumess siis on. Et kuidas sa oma sõbrale seletaks, mis see on, miks ja kes peaks siia tulema? Mulle võib-olla meeldis see nagu, ma võib-olla kopeerin seda mõnest intervjuust, aga vist Mait või võib-olla teie või keegi meeskonnas ütles, et see on see, et kuidas nagu inimesed nagu tulevikus elavad või et milline on see tuleviku elamuarhitektuur ja mida nagu tahta on ja et kui me hakkame maja ehitada, me tihti nagu ei teagi, mida nagu tahta või mida me soovime. Ja siis kui tuled siia, saad nagu nii palju inspiratsiooni, et see on nagu minu meelest nagu väga äge, et kui sa hakkad lähimatel aastal maja ehitama, et siis nagu käi enne siit läbi võib-olla, et ära tee rutakaid otsuseid. Nii et olete oodatud Elamumessile. Elamumess on avatud veel pühapäevani. Kohtumiseni! Kohtumiseni!